Tere, head koolikäe vaatajad! Jõulukuu pakkus kooliellu palju muusikat, toredaid ettevõtmisi, heategevust, erinevaid õppimisvõimalusi koolis ja väljaspool kooli, mõõduvõtmisi IT, tehnoloogia ja matemaatika vallas ning muidugi ka sporti. Kooliperet võttis detsembrikuu alguses vastu jõulumeeleolus koolimaja, mida 10. B-klassi osavad ja kunstilembelised õpilased usinasti ja maitsekalt kaunistasid. Advendiaja algust tähistasime imekauni Arsise kellade ansambli kontserdiga. Kuulame meiegi hetkeks seda kaunist ja lummavat muusikat. Igal esmaspäeval tervitati uut koolinädalat advendihommikutega, kus mängiti kuldvilakut, valmistati maitsvaid piparkooke, mängiti jõulumänge ja kuulati jõulujutte. Detsembri teemakuu Pühad muusikas ja kunstis raames valmis 8. B-klassi õpilastel sügavamõtteline ühine loovtöö. Kunstnik on ilulooja. Kuulame mõnda mõtisklust. Kunstnik on ilulooja, kes kasutab loovust, et esile tuua sisemine ilu, mis rikastab inimese arusaama elust ja inimsuhetest. Vaildi lood näitavad, et ilu pole ainult välimuses, vaid ka hinge headuses ja emotsionaalses sügavuses. Nüüd erinevatest õpivõimalustest. 7A ja 7. B-klass külastas õiguskantsleri kantseleid Toompeal, kus kohtuti õiguskantsler ja lastombudsman Ülle Madisega. Õpilased said esitada küsimusi õpilaste heaolu ja kohustuste kohta. 10A käis õppekäigul Tartus, kust külastati Hansa tehast ning õpiti tundma kaasaegseid tehnoloogiaid. Õppimisvõimalusi väljaspool kooli jagus küllaga. Külastati Kumu, Kadrioru kunstimuuseumi ja raamatukogu, Rahvusarhiivi ning Vabaõhumuuseumi. Uudistati Palmse jõulumaad, valmistati küünlaid ja peeti klasside jõulupidusid ning palju muud huvitavat. Nüüd suundume detsembrikuu saavutuste rubriiki. Esmalt tehnoloogiast ja IT-st. Üleriigilise leiutajate konkurssi tänavuseks teemaks oli ohutu ja nutikas liiklemine nii teel kui õhus, kus meie 3. kooliastme noored palvisid auhindu Transpordiametilt teemadega tuuleratas, õhukindral ja tark rattapeegel. Üleriigilise hiirelõksu mootoriga sõidukite konkursil saavutas 2. koha 6. C-klassi õpilane Meri Veske. Tema sõiduk läbis lausa 55,4 meetrit. Auhinnaks ekskursioon koos 15 kaaslasega Harju Elektrisse ja Apollo kinkekaardi 120 € väärtuses. TalTechi AI võistlusel jõudsid esikuuikusse Aleksandr Priškalov ja Markus Magomedov ning tagasid sellega võimaluse astuda eritingimustel Tehnikaülikooli IT-teaduskonda. TalTechi võistlusel küberpuuring saavutasid gümnaasiumite arvestuses 1. koha 11. C-klassi neidude võistkond ja põhikooli poiste võistkond 3. koha. Matemaatikavõistlusel Nuputa saavutas 5. ja 6. klasside võistkond 3. koha ja 7. klasside võistkond 4. koha. Füüsika lahtistel võistlustel saavutas 5. koha 11. A-klassi õpilane Rain Martin Ohlau ning 9. klasside arvestuses võistles hästi Andreas Orm 9. D-klassist. 2. B-klass pälvis Ahaa teaduskeskuse eripreemia konkursil nutiseadmetesse uppuv maakera. Paljud inimesed tahavad kogu aeg uusi telefone, kuigi vanad töötavad veel hästi. Iga kord, kui keegi ostab uue telefoni, peab tehas tegema veel ühe, mis tähendab rohkem kaevandamist ja elektrit. Kui me hoiaksime seadmeid kauem, saaksime loodust rohkem säästa. Mängime parem lauamänge. Või teeme rohkem käelist tegevust. Või loeme.
aga mängime hoopis jalgpalli. Või mingeid muid mänge. Liigume lihtsalt rohkem. Rohkem nutivaba aega! Järgmisena taas midagi jõululikku. Täpsemalt Rahvusraamatukogu ja Apollo konkursile Minu jõulusalm laekus üle 450 luuletuse, kus eripreemia luuletusega Jõuluõhtu pälvis 5. C-klassi õpilane Stefan Sillang. Helene Tava teisest B-klassist oli nii tugev salmimeister, et saavutas oma luuletusega Kurb jõuluvana esimese koha 7–8-aastaste vanusegrupis. Kuulame seda. Jõuluvanal kurb on meel, ta on laste juurde teel, aga kingid ukse taha peab ta tõstma saanilt maha, sest et lapsi kodus pole, kuna Eestis ilm on kole. Nad on ära sõitnud sinna, kuhu suured tahtsid minna. Nad on lõunamaale läinud ja on paljus rannas käinud, aga jõuluvana sinna kahjuks küll ei oska minna. Õnnitleme kõiki tublisid võistlejaid ja juhendajaid, õpetajaid. Nüüd jätkame spordiuudistega. Vahendab Kaspar Koppel. Alustame korvpalli uudisega. Tallinna koolinoorte sportmängude meistrivõistlustel 3x3 korvpallis saavutas põhikooli 8. ja 9. klasside poiste võistkond esimese koha, meistritiitli ja võidukarika. Võistlused toimusid Tallinna Spordiakadeemias, kus erinevates võistlusklassides osales 27 kooli. Esikolmikusse jõudsid veel Rocca al Mare kooli ja Vanalinna hariduskolleegiumi võistkonnad. Meie gümnaasiumineiud on tublid jalgpallurid. Nad saavutasid jalgpalli meistrivõistluste finaalturniiril 2. koha. Alistamata jäi Arte gümnaasiumi võistkond. Nüüd aga uudis iluuisutamisest. Esimese A-klassi õpilane Gloria Ulst võitis Olympic Winter Cup 2024 iluuisutamisvõistlustel esimese koha. Võistlused toimusid Tondiraba jäähallis. Õnnitleme andekaid sportlasi ning uuel aastal uue hooga. Jõulukuu on hea tegevuse aeg, räägib Anette Raud. Aasta viimasel kuul on alati tore toetada abivajajaid. Nii saame hingerahu ning jagada oma südamesoojust. Õpilasesindus kutsus kooliperet annetama toidupangale. Koolis toimus ka heategevuslik jõululaat programmi Märka ja aita toetuseks. Õpilasesindus esitas üleskutse ka raamatute kogumiseks, et rikastada lugemisvara noorematele koolikaaslastele Tartu maantee koolimajas. Kooli muusikakollektiivid viisid jõulutervituse Ämari lennubaasi, kus kontserdi kuulajateks Eesti diviisi staabi ja sidepataljoni Hollandi kuningliku õhuväe F-35 üksuse esmakordselt ka Eesti õhuväe lennubaasi ajateenijad ning juhtivkoosseis. Nii tegutsedes ja toimetades on lähenemas aasta lõpp. Uus koputamas uksele, saatjaks küünlavalgus ning kaunis muusika.